eriti kui see on mingi selline 8-10 tundi. See on nagu rets. See on mõnus, vaatad filme, süüa saab 2 korda tavaliselt. Vaat mul on see probleem, ma ei saa lennukis sital käia. See juhtub küll lennukis jah, alati, et ta lööb mingid, ma käin nagu peeretamas peldikus lihtsalt. Ma ei saa aru, mis toimub. Seda ei pea tegema. Lennukis on nii tugev sundventilatsioon, sa ei pea nagu koha pealt lahkuma, kui sa peeretad. Ei, see on nagu faktuaalne, keegi ei tunne lennukis, kui sa peeretad, sest see on nii tugev sundventilatsioon. Mul on pigem see, et ma ei saa aru, mis siit tuleb, aga iga kord, kui ma lähen, siis no sellest ka pohhu. Krooksud hakkavad tulema ja ma tunnen, nagu, võt see sama asi, miks kõrvad lukku läheb, et see rõhk hakkab mingite asjadega, mis su sees on nagu veidralt mängima ja siis ma ei saa nagu aru, kust august mida hakkab tulema kohe ja siis ma lähen tavaliselt WC-sse ja peeretan seal lihtsalt natuke hästi valjult. Või jah, eriti kuna lennud ei lähe kunagi mingi normaalsel kellaajal ka, see on alati mingi 2 varianti, et kas algab Tallinnast teekond õhtul või see, et sa pead 3 hommikul ärkama. Ehk siis su keha oli niikuinii hommikul šokiseisundis, sa ei tea, kas kõht on tühi ei ole, võtad kohvi, saiakese, okei, nüüd me tekitasime juba nagu sittumise jaoks materjali juurde. Siis maandud kuskil Frankfurdis ja seal pead kiirelt jooksma mingi Ameerika lennu peale ja siis nüüd saad aru, et 10 tundi, okei, kuna ma ärkasin, mis ajad see on tooli ja siis vaikselt hakkab mullitama. See ongi see. Ja minu jaoks on see nüüd, et ma olen 10 tundi kõhuvaluga. Ja see on paljude jaoks, aga siis võta mingi tablett, Mis see tablett teeb? On mingid gaasitabletid või asjad, kuigi ma ise ka neid ei kasuta. Ma mõtlesin seda, et kus ma kõigest väest sulgurlihasega hoian sitta tagasi, võta mingi tablett. Kas sa lihtsalt, sul on nagu, ma arvasin, et see on füsioloogiline asi, millest sa räägid, ehk siis sul on nagu psühholoogiline. Ei, sita häda, mul on kindlalt nagu. Ma lihtsalt ise, mina ei saa füüsiliselt minna lennukis vetsu. Selle kohta on... Laienda. Ei, Instagram näitas mulle, saksa keeles on eraldi sõna selle kohta. Inimesed, kes saavad ainult kodus sital käia. Ma ei mäleta, mis see sõna on, aga sakslased on väga teadlikud, et see on eraldi inimgrupp. Et seda sita häda on, aga sa ei saa minna. Reisil maks, mis ma saan, on hotellituba või Airbnb. Nojah, muidu oleks väga raskeks. Palju sa viimase reisil nüüd käisid sital? Õnneks sain suht nagu paika selle rutiini, et hotellis hommikusöök, lõpu kohvi peale, siis hotelli tuppa, sitt, duš, linna peale. Ja see oli nagu igapäevane. Aga 5. päeval me tegime sellise kriitilise vea, et me läksime kuskile sööma ja kuna mulle nagu veiseliha tartar meeldib, siis vaatasime, et seal oli ka nagu bœuf tartar. Ja siis, aga see, ma ei teadnud, milline nagu prantsuspärane see bœuf tartar on, et see ei ole üldse see, mida sa Eestis restoranis veiseliha tartarina näed, vaid prantsuse köögis see näeb rohkem nagu rosolje välja. See on nagu selline suul taldriku täis, et seal on see toores veiseliha, aga seal on mingi rosolje on parim näide, mis ma oskan tuua, ta näeb nagu kausrosoljet välja. Rosolje juba kõlab rõvedalt, Ja ta oli nagu selline suur ports ka ja kuna ta on nagu tartar, siis on samal ajal toores liha ka. Ja mis see tegi sinuga? Maitse ei olnud hea, ta maitses selline nagu pasteet umbes. Aga kuna ma olen see inimene, kes ei saa taldrikut tühjaks jätta, siis ma nagu sõin selle hunniku ära ja öösel hakkas nagu mullitama ja järgmised 1,5 päeva nagu full. Kõigepealt oli see, et öösel või järgmine hommik tuli vetsupoti täpselt samal kujul ta tagasi välja, nagu ta taldriku peal oli. Ja siis... Kes teab, mitmes ring see oli juba? Ja sinna järgnes 24 tundi, kus mingi 3 tunnis intervalli tagant lihtsalt vett persest. Lihtsalt vett. Uskumatu, et sa saad Prantsusmaal sama kogemuse, milleks inimesed kuskil Aasiasse reisivad. Ma muidugi ei tea, ma ei tea, kas see bœuf tartar oli süüdi sellest. No tõenäoliselt. Aga jah, see, et kui
mingi osa nägi täpselt nagu see roog potis välja, siis mul on nagu kahtlus, et see võis nagu keha ei pruukinud nõustuda sellega väga.